Igal aastal valivad Eesti Erametsaliit ja Erametsakeskus aasta parimat metsamajandajat. Sel aastal pärjati auväärse tiitliga Mihkel Jürisson, kelle perele kuulub kokku umbes 2000 hektarit metsa ja 600 hektarit põllumaid. Raiume kuskil 10 000 tihu aastas, et see on meil selline talve saame tööd teha. Et sa ikkagi majandad üsna intensiivselt oma neid metsi? Eks me peame majandama, sest meil tagastatud maid on 7 hektarit kokku. Sellest 2000-st? 2000-st ja need on tulnud osta ja ka inimesed, kes müüvad neid, nad ei kipu neid väga hea hinnaga müüma. Ikkagi küsitakse sellist maksimaalset summat, mis on ka inimlikult ju täiesti arusaadav ja selge. Kuidas sinust metsamajandaja saanud on? No, sellest on juba 2-30 aastat möödas peaaegu. Enne seda punusin korve. Punusid korve? Ja, mul mõlemad ema isa olid korvipunujad mingisuguse perioodi elust. Ja siis ma suutsin nii palju raha teenida, et mootor sai raha. Korvi kunumisega? Ja ma mäletan, et see oli kuskil 92 peale rahareformi kuuks, et siis ma läksin Tallinna kaubamajast, ostsin esimese mootorsae. Ja siis sai esimesed RMK langid ostetud sanitarraided ja nii ta vaikselt tuli. Või alustatud sai ju ikkagi saemeestega. Ma mäletan, rekordhetkel oli 40 saemeest tööl. Aga nii kui need saemehed hakkasid vaikselt ära kaduma, elujärg läks kõige paremaks, siis need saemed kadusid ja siis tuligi paratamatu üleminek siis harvesteride peale. Me oleme praegu sellises 4-5-60 aastases kuusikus. See on nüüd istutatud kuusik, eks ole? See on istutatud kuusik ja siin oli nüüd siis juuli keskel torm ja siis mõned puud on ümber lükanud. Et ma suvel, kevadel, suvise perioodil raiun suht vähe. Aga paraku seda tuleb, et niimoodi päris ka ei saa öelda, et üldse ei raiu. Need sanitaripuud me võtame siin lähiaegadel ära. No väga kontrollitud tingimustes tohin ma korra siia kabiini ikkagi minna ja vähemasti vaadata, kuidas see masin töötab. Mis siis, et ma ise sellega midagi teha ei tohi. Assisteerimine on ka väga oluline roll. Metsa majandamisel on langetustöödega võrdväärselt oluline muidugi ka metsa uuendamine. Lageraia järel asub Mihkel üldjuhul juba sama aasta kevadel tegutsema. Ma teen natuke võib-olla teistmoodi kui paljudki. Mul on künnimasin, mis on vana Belarus ja siis on peal üks udupeen prakekülvik, mis siis paneb seemne täpsusega seemned mulda. Männikuuse seemned ma teen segu, veerand kuuske ja 3/4 mändi. Kui kiiresti üks väikene puukene sellest seemnest üldse kasvab? No siin me olemegi sellise koha peal, kus on nüüd väiksed taimed. Siin on nüüd siis 2-3 aastat tagasi küntud, peaks olema 3 aastat tagasi. Ja nüüd siis siia on ka osaliselt mändi istutatud, aga see lõik siin on külvimänd. No siin on üks kuuseke. Ja see kuusk ongi nüüd siis tulnud sellest külvist, et siin on selline väga hästi kasvama läinud koht, ja meil on valdavalt liivamaad kõik siin mul kodu ümber, et meil külv annab lihtsalt nii head tulemust. 40-50 aastat ja siis poeg Markus võib need puud maha võtta? No tegelikult ikkagi mäniga meil küpsuse vanus on seal 90-ga. Nii et aga diameeter lubab raiuda ja et me üldjuhul heal boniteedil saame ta kuskil 6-7-80 aastaselt raieküpseks. Teisipidi on ka need metsad, mida sina täna ju majandad, suuresti ikkagi kellegi teise käsitsi kunagi istutatud, eks ole, et see vist ongi see, et kui sa võtad, siis sa annad ikkagi ka tagasi. Ja suuresti ta ongi ka minu siin koduümbruse metsad on enamus kõik endised põllud, et me praegu asume ka põllumaadel, siin maas võib põllud kõik. Suure metsamajandamise kõrval püüab Mihkel luua oma metsades ka vaba aja veetmise võimalusi. Näiteks leidub siin nii matkateid kui lõkkekohti. Ise ütleb ta tagasi hoidlikult, et see on väike kõrvaline luksus, mida saabki lubada vaid tänu mastaapsele majandamisele. Olgu sellega, kuidas on, kuid on näha, et tänu Jürissonide panusele on ilusti korras ka Mädara külaplats ja selle ümbrus. Need väiksed mäed või mõne jaoks Otepää mõistes on need sellised künkad, et minu jaoks on nad lapsepeale suured mäed olnud ja ma olen siin suusatama õppinud. Mõnedki puusuusad on siin vastu puid puruks sõidetud. Nii et eks sellest on ka tulnud selline kokkukasvamine selle koha peal. Mis rada see siin on keset suve? See näiteks ongi suusarada võib-olla. Suusarada, jah? Jah. Ja me ka Euroopa Liidu abi toel ostsime mingi suusaramasina. Uhsa!
ja siis ma olen neid hoidnud sees jah, aga jälle sellega kipub see asi olema, et viimased aastad on see asi niru olnud. Sa lihtsalt lükkad mulda laiali, sest et lund ei ole, eks ole. Ja siin ongi, natuke on ka probleem selles siin, et see on ilus suur vägev 130-aastane männik peal ja need puud on natuke tihedalt. Ja siis, kui see väike lumi sajab, siis kipub olema see, et siia maa peale palju ei jõua seda lund. Kõik on puude otsas. Kõik on puude otsas ja pudiseb koos käbidega alla ja siis me küll niidame, püüame tublid sügiseti olla, niidame rajad juba puhtaks ära, mutimule hunnikud kõik siledaks. Aga see iseenesest on kõik majandusmets, puhas majandusmets ja kõik tosin allaga raides, 1000 tihu peal. Nii et ülekasvanud mets metsamajanduslikus mõistes. Sa ei ole kõige tüüpilisem, kuidas ma siis ütlen, Eesti maaomanik, võiks öelda, et tavaliselt on ikka need suured telliskivid ja ära tule eramaa sildid ees, et miks sinu maadelt neid kuigi palju ei leia? Jah, tegelikult üldse ei leia. Ja ma arvan, et me oma kodu me võiksime privaatsena enam-vähem hoida, aga mets on ikkagi selline, võiks olla kõigile avatud. Ma olen jah seda meelt, et ja võib-olla see annab ka mingisuguse signaali inimestele, kes vähe metsas käivad, et las nad olla sinna teretulnud ja nad on oodatud igal juhul sinna.